Mina peaksin rääkima nüüd sellest, aitama teil kuidagi mingi plaani kokku panna. Päris raske ülesanne. Aga ma kõigepealt räägin iseendast. Järgmine slaid, palun. Mina olen Janno, mina tulen Nõvalt või Nõmmelt või siit samast Telliskivist, oleneb, mis päeval te mind kinni püüate. Järgmine slaid. Aga olulisem vist on see, et ma tulen Velvetist. Ikka järgmine. Ei midagi. Vaata ala. Velvetist tulen. Velvet on disainibüroo. Lendas õhku. Järgmine. Velvet on disainibüroo. Me oleme ennast ütleme, et me oleme esimene siis Empathy First või empaatia esimeseks disainiagentuur maailmas. Me oleme sellest suhteliselt kindlad, me guugeldasime. Ja mis see tähendab on see, et me üritame lähtuda inimesest, mõista, mis ta igapäeva elu on. Nüüd miks me seda teeme, on see, et kõik uuringud ütlevad, et lähitulevikus ja juba täna on ainukene inimese ja ka ettevõtte edu ennustaja empaatiavõime. Kui empaatiavõimeline sa oled, ennustab seda, kui edukas sa oled. Eriti inimeste puhul on see oluline, sellepärast, et empaatia on enam-vähem ainuke võime, mida arvutid meie eest teha ei suuda. Ja mida rohkem nad asju meie eest teevad, seda rohkem on see meie supervõime. Võtame järgmise, jah? Teistpidi järgmise, jah? Et mina töötan sellise sloganiga, et õpi armastama teadmatust, sest seal on kõik sinu võimalused peidus. Täna me oleme kuulnud hästi palju selle kohta, kuidas midagi teha ja kuidas seda teadmatust võimalikult miinimumini viia. Ja sellepärast ma tavaliselt me Miku ja Priiduga tavaliselt ühele lavale ei satu. Sest et siis, kui minu käest läheb klient ära, siis hakatakse rääkima sellest, et kuidas me midagi ära teeme. Minu asi on välja mõelda, et miks me üldse midagi teeme. Võtame järgmise. Mul on teile küsimus. Ja võib-olla Aune hästi kõnest tulenevalt. Te olete täna siin terve päev istunud, söönud lõunat, joonud kohvi. Kuidas te ennast tunnete? Mis tunne on praegu? Tõuse püsti. Kes veel tahab seista? Mis tunne on? On pauku täis, homme hakkan lammutama. Väsinud? Okei, mul on veel üks küsimus. Said kõigest aru? Miks? Väga hea. Veel üks küsimus. Mida sa, nüüd homme on tööpäev, tavaliselt need üritused on reedel, on ju. Et siis homme olen magan, ei tee midagi. Homme lähed tööle hommikul, mis sa teistmoodi teed? Aga okei. 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 Ei lähegi tööle homme. Okei. Väga hea, mis need inimesed siis võimlasid siin täna kõik? Me teeme ikkagi ühe olulise asja selgeks. On üks asi, mida kindlasti peab homme teistmoodi hakkama kohe tegema, isegi kui te juba ei tee, 36% juba teevad.
on see asi, on ju. Mis on sellel pildil valesti? Valed tähed on muidugi. Et mina sellest tehnoloogilisest teemast üldse aru ei saa, siin mingid seadused tulevad, ma saan aru, et nad maikuus tulevad. Point on lihtsalt selles, et kui nad tulevad, siis on väga suur jama majas. Kui praegu juba ei liiguta, siis on hilja. See on hästi no-nonsense värk. Seda saab sisse osta, seda saab ise teha. Parem sisse osta, see on tõsine asi. Minu käest seda osta ei saa, nii et ma olen erapooletu. Nüüd kõikide ülejäänud asjadega on niimoodi, et võib teha, aga ei pea tegema. Ja nüüd on küsimus selles, et kuidas me, lase veel üks edasi. Ma olen selline küsimus sellest, miks me peaksime üldse midagi siis nüüd teistmoodi tegema. Pakk, rääkige mulle. See on ikka üli lähedal mulle. Vähemalt ei ole selline HD mees ei ole. Väga hea. Kas on veel variante? Rohkem teenida, vähem ajaga. Rohkem raha ja vähem panust. Selles mõttes, mitte vähem panust, et rohkem vaba aega. Ikkagi vähem panust. Raha teenimisse vähem panust. Okei. Rohkem müüa midagi. Ja see ongi tavaliselt see, miks mind võetakse tööle, on see, et tegelikult seda teha, milleks te seal firmas töötate. Paljud ettevõtted on loodud mingisuguse visiooniga. Ja kõiki neid asju on vaja teha selleks, et see visioon edasi kanduks. Et kui meil on seesama BMW üritab meile autosid müüa, siis see on niisugune hästi pisikene asi. Seda nad teevad iga päev. Aga kui nad uue kampaania teevad või teistsuguse programmi kasutusele võtavad, siis see iseenesest ei muutu aina. Autosid tahavad ikka müüa. Selle jaoks rohkem müüa. Et mina ja täna me oleme kuulnud hästi palju seda, et kuidas midagi teha, siis suur küsimus ongi, miks seda teha. Kui me tahame mingit strateegiat joonistada, siis esimene küsimus on, milleks me üldse tõmbleme. Scrolli üles, äkki tuleb veel mingeid häid mõtteid. Jah, no nii nagu sul läheb see samas, jah, järgmine. Ma lootsin, et te ütlete mulle rohkem asju, mis te homme teistmoodi teete. Eeldasin. Et see suur küsimus on selles, et tegelikult täna räägiti hästi palju selliseid, ka neid protsente, mida Mikk ütles, 3000%, ma tahaks ka saada 3000%. Ma ei tea millest, aga mina tean seda, et minu töö on selline, et ma müün sisuliselt töötunde. Kui ma homme suudaksin 3000% rohkem töötunde maha müüa, siis on täpselt nii palju, kui mul ei ole seda anda. Et mul on 100% välja müüdud. Et mis see 3000% on, mida ma juurde saan, need on mingid inimesed, kes loevad mu kirju, need on mingid inimesed, kes saavad mingit infot minu käest. Ja kui ma müüksin tõesti nagu tükitöö asju, siis ma võiksin neid ka rohkem müüa ja see oleks ka väga äge. Aga kuidas saaks olla kindel selles, mis on see taktika või võte, mis kindlasti töötab ja ei ole aja raiskamine või raha raiskamine, mis on veel hullem. Jaa, saan. Jaa, raamatuid saan müüa. Aga kui täna oli mitu esinejat meil täna oli, kõik rääkisid ju tegelikult
huvitavaid selliseid lahendusi, mis kõik võivad meid aidata. Ma täiesti kindel olen, et keegi ei ajanud mingit pada. Kõik asjad on kasulikud, kuidas me saaksime, ja mul on tunne, et kõiki neid asju korraga kasutusele ei võta. Kuidas saaks olla kindel, et millist siis võiks võtta. Seda kostis 4 esinemisest läbi, ma pingsalt kuulasin täna. Väga tubli, sa ka kuulasid. Küsimus on sellest, kui me suudame testida uudiskirja sisu, AB testida või ABC testida või see, mis see 52 versiooniga on, siis A kuni Z testida. Siis tegelikult võib ka neid lähenemisi testida. Sest et meil tegelikult ei ole aega kõike teha ja tegelikult kõikidele inimestele kõik asjad ei sobi. Mina olen kindlasti see, kes e-maili turundajatele ei meeldi, see inimene, kes enamus või põhimõtteliselt ei loe e-maili. Kuigi mul siin presentatsiooni lõpus on e-maili aadress. Et siis me nagu ühendust minuga tegelikult niimoodi ei saa. Ja ma saan väga palju e-maile ja ma nagu aeg-ajalt vaatan sinna. Et meil on isegi kõik meie projektijuhid teavad, et ei tasu saata meili peale. Krutti veel natuke ülesse. Et saad testida kõiki neid muid asju, ka Instagrami, e-maili. Need võtavad aega, et saada väga head lõpu sellist kindlat vastust. Ja teine asi, mis juhtub, on see, et testimise käigus võibki selle väärtuse juba kätte saada sealt. Ehk et testid, saad, ma ei tea, 3000% rohkem vaatajaid ja rohkem neid ei olegi kuskil. 3000% rohkem kui enne oli, aga 100% nendest, kes on võimalikud. Tegelikult mul oli veel vist midagi. Et ja suudad testida ka seda, miks inimestele sinu teema peale läheb. Sellepärast, et kui inimesi tegelikult ka ei huvita, siis ei tööta retargeting ega muud asjad. Kõik need võõrsõnad, millest ma ei saanud aru täpselt. Aga millega ma olen nõus, et need töötavad siis, kui inimene on huvitatud. Või siis töötavad sellena, et teha inimesele selgeks, et ta on huvitatud. Aga kui ta ikkagi nagu ei huvita, siis ta ei osta. Võib-olla ostab ka. Mingid asju ma olen ka ostnud, mis ma pärast mõtlen, et miks ma selle ostsin. Et küsimusele, et miks inimestel üldse midagi korda läheb või mis neile korda läheb, on hästi raske vastata kuidagi üheselt. Ma arvan, et siin on ka täna palju räägitud sellest, et inimesed pigem valetavad, kui vastavad küsimustele. Sest nad ei tea sellest kõigest midagi. Öeldakse, et on, kuidas seda öelda, kui te teaksite, kui vähe inimesed teie peale mõtlevad, siis te oleksite solvunud. See on isiklikul tasandil. Firmana või ettevõttena on see veel hullem seis. See tarbija ülesanne ei ole osta asju. Ta ajab oma elu, elab. Ja kõik see, kui meie midagi toodame, mingisuguse infoga nende ellu tuleme, see kõik segab neid. Ja meie võtame selle aja nagu võlgu. Peame midagi asemele andma. Sellepärast mul on hea meel, et täna räägite hästi palju sellest, et me ei peaks inimesti panema sellise suure
vormi ette, kus ta peab valima, mis mind huvitab. Et üks hea näide on, me tegime testi, teate sellist kohta nagu E-Estonia showroom. Kui te ei ole väga välismaalased, siis ilmselt ei tea. Et see on selline koht, kuhu Eesti riik lohistab kõik väliskülalised ja näitab neile ID-kaarti, selline spetsiaalne tuba. Räägitakse tund aega neile kõikidest nendest lahendustest ja selleks, et enne teada saada, millest täpselt tahetakse rääkida, saadetakse välja selline küsimustik, mille täidab keegi. Ja siis kirjutab sellest, millest see seltskond teada tahab. Ja seal on sellist küsimust, et kas te tahaksite teada rohkem e-haridusest või näiteks e-justiitslahendustest. Miks te arvate, miks enamus neid vastab, et me tahame kõigest teada, kõik linnukesed paneb? See on 4 head põhjust. Õige, esimene vastus on see, et keegi ei tea, mis on e-haridus, kui nad ei ole Eestis olnud ennem. See ei oska vastata sellele küsimusele. Ja siis aga nad mitte lihtsalt ei jäta vastamata, vaid paneb, et mind huvitab kõik, sellepärast äkki see on jumala huvitav, ja ma lihtsalt ei tea, mis see siuke on, ma tulengi lõbustusparki, tahaks kõike näha, mis teil pakutakse. Mis on teine põhjus? Jaa. See on ka põhjus, sellepärast, et ta ei tea, mis teda huvitab. Aga ta ei tea, miks teda see huvitab, on see, et see inimene, kes sinna reaalselt tuleb, ei ole see, kes nendele küsimustele vastab. See on mingisugune tuurijuht, kes peab vastama küsimustele. Tal pole õrna aimugi, mis neid teisi inimesi huvitab, kes tal ka bussis on. Et selle tulemusena juhtub selline asi, et kõik saavad siis natukene vale lähenemise või siis see lähenemine on selline üldine, et igaks juhuks oleks kõik kaetud. Meil juhtub selline asi, et seguneb või lahustub ära see, miks me üldse sulle seda juttu räägime või kõigest räägime. Ja siis juhtub selline asi, et inimesed ei tea, mida nagu edasi teha selle infoga. Ma käisin seal show'l ära, mis ma järgmisena teen. Ma ei tea, ma unustasin ära, mis järgmine slaid on. Ahah! Nii, mul on üks slaid veel. Ja siis teeme niimoodi, et nüüd vaatame selle ära, siis kirjame tagasi ühe. Mul on õudselt hea meel, et ma sellest nimest natukene kartsin tänase päeva nimest, e-mail summit. Et ma natukene muretsesin selle pärast, et me räägime ainult e-mailist. Ja see on tööriist, see on nagu iga teine. Mida rohkem on meil tööriistu, seda rohkem me suudame teha erinevat tööd. Ja töö tegelikult nagu muutub kogu aeg. Kui me rääkisime, kui oli ka välja reklaamitud, et ma teen täna teile workshopi, siis ma alguses seda mõtlesingi, aga minu töö ongi mõtlemine. Mis ma tegelikult tahtsin teile selgeks teha on, et kui te täna seda kõiki kuulasite, siis ja ka paljudest asjadest aru ei saanudki, siis mis on see, nüüd pane tagasi üks. Mis on see asi, mida me homme teisiti teeme? Jaa, ma sain aru, et see retargeting meil selle ürituse kohta tuleb mõne päeva pärast. Mis ma tahan, et te teeksite, on see, et kõigepealt homme siis teete see GDPR asja korda. Või vähemalt panete rattad liikuma, kellel veel ei liigu. Ja teine asi on see, et tehke endale prototüüp
nendest tegevustest, mida te võiksite teistmoodi teha tänasega võrreldes. Mis võiks minna paremaks sellest tegevusest? Et ma olen küll, Mikk süüdistab mind igal pool, et ma olen liiga aus, ja siis ma nüüd olengi aus, et ma tegelikult ei usu, et teil ei ole mitte midagi teha. Või et te olete laisad ja lohakad, vaid et teil ongi päev asju täis. Ja selleks, et aru saada, kas mingi uus süsteem teeks teie elu lihtsamaks, tehke sellest lihtsalt prototüüp. Võtke tänane päev lahti või tänased tegevused ja mängige need ringi, proovige neid täna õpitud asju ja sinna sisse panna. Ja nüüd, kui te ei tea, mis need asjad on, siis nendele samadele inimestele võib helistada või kirjutada. Või otsida mõni nende konkurent ülesse. Jah, selle mõttega, et kui me tegelikult nagu nüüd tahame mingit paremaid tulemusi saavutada, siis mis on ainuke viis seda teha? Veel lihtsam vastus on muutuda. Sõber, mis ta oli? Einstein, jah? Ütles, et idiootsuse definitsioon on, kui sa teed sammu asju iga päev ja loodad teistsuguseid tulemusi. Siin on teil suurepärane võimalus mitte olla idioot. Veel üks veel. Ärge sinna kirjutage. On küsimused? No vot, sellised väga praktilised nõuanded siis, kuidas täna õpitu vormistada konkreetseks turundusstrateegiaks. Eks ta algab kõik sellest, et ise tuleb teha, teiste peale ei saa loota. See käib kätte, aga selle, kuidas see kokkuvõte oli, et life is happy when wife is happy. Inglis keeles kuidagi nii. Happy wife, happy life. Jah. Vot, e-mail Summit 2018, varesed saime loetud ja kõik, kes oma varese kätte said ja ei ole veel lahti harutanud, siis suvel tõuseb äkki lendu ja mõni muneb ka. Mis ma oskan öelda? Aitäh Mikule, et ta selle kõik kokku kutsus, aitäh teile, et te päev läbi vastu pidasite, aitäh Jannole, et ta selle päeva sellise ilusa stand-upiga kokku võttis ja no ma olen ka tänulik, et ka mind talusite, ma olen vist kõige jutukam siin esinejatest, kogu aeg püüan vahele segada. Tore, et tulite. Lugege e-maile, jälgige rebrandingut, retargetingi ja ilmselt tuleb varsti see e-mail, kus kuulutatakse järgmise aasta sama üritus välja. Kohtume aasta pärast. Aitäh!